Külmakraadide saabudes on õige aeg vaadata riietuskappi ning soojad riided tõsta esikusse, et end soojalt riietuda. Ka käsi tuleb pesta ja kõik me teame, et õhudel levivad viirused, aga siiski enamik viirustest levivad kontaktidel, sest kõik käepidemed, mida me puudutame ja kõik üleüldse kõike, mida me puutume, on üheks võimalikeks ohtudeks end viirusega nakatuda. Kui aga asi on nii kaugel, et tuleb ette võtta teekond arsti juurde, siis kindlasti tasub teada sellest, millest meile usutles Ida-Viru Keskhaigla esmakorralise meditsiini vanemarst Arnold Persitski. Koheselt tormata EMO osakonda ma ei soovitaks kahel põhjusel. Esiteks ei ole selleks vajadust ja teiseks on iseenesest EMO osakonna külastamine on iseenesest risk, sest siin on ikkagi haiged inimesed ja viirused siin ringlevad ja ütleme, kui te tühja põhjusega pöördute EMO osakonda, siis te võitegi seda nagu tõsise viirusega ikkagi külge saada, eks ole, jah. Enne seda, kui pöörduda EMO osakonda, ma soovitaksin võtta ühendust võib-olla perearsti nõuandval telefoni teel spetsialistidega, kes võib-olla konsulteerivad teid, sest kui patsient ei saa palavikuga hakkama, see ei tähenda, et kõik on valesti. Siis mõttes, et võib-olla ravimite kombinatsioon on vale või ravimite annused on valed, et seda spetsialistid kindlasti teile ütlevad, aga tihtipeale me näeme, et inimesed tarvitavad näiteks paratsetamooli ütleme, tunduvalt väiksemast annustes, kui on seda vaja. Teine variant on muidugi perearstid. Kuid kahjuks peame tõdema, et perearstid ei ole alati kättesaadavad, kuid siiski telefoni teel mingil määral seda võibki teha ja perearst kindlasti see inimene, kes ütleb teile, mida peab tarvitama ja kui palju. Ja kui need nõudmised on ära täidetud, siis ja kui te ei saa hakkama ja kui palavik on väga kõrge. Hoolimata sellest, et tänu vaktsineerimisele on maailmas seljatatud mitmeid raskeid nakkushaigusi, on Eestis viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud vaktsineerimisest keelduvate lastevanemate ja erinevate haiguste vastu kaitseta jäävate laste arv. Kindlasti vaktsineerimine on üks oluline profülaktika haigistumise osas ja meil ringleb kaks varianti vaktsiini, see on 3-valentne ja 4-valentne. See vahe on sellest, et kui palju viirused me üritame selle vaktsiiniga ära katta. Aga vaktsineerimine iseenesest väga soovituslik ja on olemas korrelatsioon, et vaktsineeritud inimene ei haigestu nii kiiresti ja ei haigestu protsentuaalselt, ei haigestu see populatsioon nii palju kui ilma vaktsiinideta.